Ma arvan, kõige inspireerivam osa selles töös on see, et see inimene saab olla teerajaja, et tema kujundab seda, kuidas see õpetava juhtivarsti roll üldse hakkab välja nägema, et tal on hästi vabad, suuresti vabad käed selles, mida ja kuidas ta teeb ja ta saab rakendada enda sellist isiklikku visiooni selles, mitte ainult tulla kellegi jälgedes. Esimene on ikka see, kes saab enda järgi seda asja kujundada. Et ma arvan, et see on väga oluline ja mõneti see määrab ära ka võib-olla selle, kuidas see asi edaspidi minema hakkab. Et selles suhtes see on oluline, et see inimene, kes selleks tuleb, teeks seda asja ikkagi südamele. Algab ta kõigepealt iseenda koolitamisest ja heast tahtest, et seda teha. Ja kuhu ta viib? No ma väga loodan, et ta viib sinna, et inimesi, kes sellega õpetamisega üldse sellise asjaga tegeleda tahab, et neid tuleks aina rohkem juurde. Ma arvan, et ta on esiteks loogiline järgmine samm nii nagu inimese kui töötaja jaoks kui ka haigla jaoks. Õpetamisalal rohkem võimalusi, suurem vastutus, kõrgemad ootused. Et see on nagu järgmine samm nii sellel karjäärirajal kui ka nende eesmärkide saavutamisel, mis meil õpetamistööga seotud haiglas on. Esiteks kindlasti tuleb kandideerida. Kindlasti tuleb arvestada sellega, et see on suur töö ja see kindlasti nõuab palju aega ja pühendumust just sellele valdkonnale. Ehk siis, kui see aeg ja pühendumus on olemas, siis tasub seda kindlasti teha. Kui tundub, et võib-olla seda energiat ei ole, siis ilmselt ei ole praegu see aeg. Kui me siin käime valves ja me praktiseerijatena, õdede ja arstidena kõik ju ka valvame, väga lühikese ajaga me avastame, et kõik need näod, kõik need inimesed ja hääled on meile tuttavad. Et kui enne oli lihtsalt anonüümne EMO-arst, anonüümne sisearst, anonüümne EMO-õde või erakorralise meditsiinitehnik, siis nendel nägudel on nimed ja hääled ja iseloomud küljes, sest me oleme kõigi nendega koos teinud simulatsioone ja teinud õpet ja arutelusid ja debriefinguid ja see on nii tohutult lahe teada neid inimesi, kellega me koos seda tööd teeme. Ma arvan, et see roll sobib hästi inimesele, kes tahab senisest rohkem pühenduda õppimise tööle sellisel moel, et ta ei kaota ka oma senises töötasus, mis on tihtipeale selleks valikukohaks, et õppimise ja õpetamisega seotud töö on vähem tasuv või seda tehakse nii-öelda vabast õhtupoolikust või vabast nädalavahetusest ja pärast valvet. Et ma arvan, et see sobib inimesele, kes tahab võtta selle aja, tahab pühenduda ja tahab ise nii-öelda ka oma õpetamise tööd järgmisele tasemele viia.